Mootorratta hooaeg saab piduliku avalöögi suurejoonelise üritusega, kuhu kokku tuleb sadu ja sadu kaherattasõpru üle kogu Eesti. Hooaja avamine pole aga ainult mootorite mürin ja paraadsõit. See on kogukonna kokkutulek, kus kohtuvad kogenud sõitjad, uued huvilised ja kõik, kellel meeldib vabaduse tunne tee peal. Eesti motohooaja avamist, Eesti motohooaja lõpetamist siin Pärnus me korraldame nüüd meie klubi poolt, on see siis 13. aasta, et Eesti üks suuremaid motoritusi tegelikult, jah, läbi juba aastate olnud. Me oleme üritanud teha seda asja selliselt, see oleks tegelikult kogu pere festival. Et kui te vaatate, siis siin on lasteväljakud, batuudid, siin on toidutänav ja loomulikult on siin hästi palju erinevaid väljapanekuid siis tehnikahuvilistele ja motohuvilistele. Mida tähendab teie jaoks mootorrattal sõitmine? Vabadus. Igal juhul vabadus. Väga hea on, saab sõprade kokku ja saab ühissõitu teha ja nautida siin head meeleolu ja eks näeb mingid huvitavad tsikleid ja asju ka ja üleüldse üritus on äge. Kaua ise olete mootorrattaga sõitnud ja mida see tähendab teie jaoks? No ikka sai alustatud lapsena ja nüüd teede peale lõpuks jõudsime siin paar aastat tagasi, kui oli võimalus lube teha. Ja eks ta ole mõnus, saad ennast korra vabaks lasta ja oma igapäeva elu korra ära unustada ja nautida lihtsalt. Mis tunne on taas hooajal ühiselt start anda? Väga lahe, tore on näha kõiki, kes Eesti pealt kokku on tulnud siia paraadile ja vanad semud, uued inimesed. Väga lahe, et siukest asju tehakse. Käid iga aasta? Minul on see isiklikult 3. kord. Nüüd viimased aastad on kuskil selline 700-800 mootorratast ja me eeldame ise, et tegelikult need on need, kes on paraadis. Aga tegelikult linna tuleb oluliselt rohkem mootorrattaid, kes me sõidame siis, me näeme, eks neid siin tee äärtes seismas. Nii et me arvame, et kuskil 2-3, võib-olla 4000 inimest tegelikult tuleb see üritusega linna sisse. Ja muidugi oluline on tegelikult seda, kui see paraad läheb vaadata, mismoodi inimesed, linnakodanikud tee ääres on, eriti kui ilusa ilmakandis Raekülas, me läheme Raeküla lõppu välja, seal ju pannakse, inimesed tulevad välja toolid, šašlõkid, pannakse välja, vanemad prouad lehvitavad, mis teeb alati meele väga soojaks, et meil on hea, et linn on ka see ürituse vastu võtnud ja elab ühe päeva selle kära ja müra, mis siin toimub meiega seoses üle.